game'iga on meil võimalik mängida ennast 2009. aasta EM-i finaalturniirile Türki ja see on väga kõva tulemus. Algab viimane 5. otsustav game. Õnn tuli meie õuele, sellest kinni hoiame. Lauldakse Eesti ooperi klassikas. Vaatame, kas meie võrkpallimehed seda suudavad, aga igatahes see, mida nad meile täna pakkunud on suurepärast esitust, siis igal juhul müts maha, sügav kummardus ja pikk aplaus. Mehed on väga head tööd teinud, aga me oleme jõudnud lävepakule. Lävepakust on vaja veel üle astuda. Aga vastas on Poola, kellest siis 7 meest maailmameistrivõistluste hõbemedali meeskonnas. Toomas Finki, Tšehhi kohtuniku vile paneb palli mängu. Mis siis sünnib? Vinjarski, hanitus, pall ei jää maha, meie meestel on võimalus. Argo Meresaar lööb palli põrandale, Vinjarski jalge ette maha. Eesti on läinud 5. game'i juhtima 1-0 ja 5. game'is on iga punkt juba hoopis suurema kaaluga kui seda 25 punktini mängitavas game'is. Kindlasti tahaks kohe plaksutada vahepeal. Sagum neilt tuleb esimesse temposse tõsta Blinskile, käed saadakse küll vastu, Stennes on fantastilist tööd teinud, aga muidugi pall läheb auti 1-1, 5. game'is ja Marius Vlasli. No ma ütlen, et ta on täna palju eksinud, vaatame, kas ta seekord serviga hakkama saab. Igatahes serv on tal võimas, hüppe on võimas, läbi võrgu läheb ja läheb põrandale. Servi äst tuleb nüüd väga keeruline, väga kavar serv on nagu lõigatud veidikese serv ja see tähendab, et pöörab ka piki diagonaali. Väga huvitavat pelge pidi, niisiis 2-1 on läinud Poola ette. Marius Vlasli serv oli suurepärane, no põhiline on serv kätte saada. Vlasli, nii, pall, oi ja seekord jääb Audentese halli lagi madalaks. No kui tänast mängu arvestades, siis tulevikus tuleb suure malli ehitada. Muidugi vastata kõikidele rahvusvahelistele määrustele. Loomulikult muidu ei saaks siin mänge pidada. Aga muidugi serv oli ka võimas ja nüüd otsustavadel hetkedel, no kas tõesti siis nüüd Poola mehed näitavad oma tõelist klassi, kas nüüd on suudetud koguda, kas Raul Lozano on nüüd suutnud meestele seda võitlusvaimu, seda kindlust süstida, mis siiamaani on ju suurepäraselt õnnestunud aamukeeles. Ma ei usu, et midagi kirjalt juhtunud. Ja, aga muidugi, ega kui vähe on vaja ju siin 2-3 servi suurepäraselt lüüa. Need punktid, mis nüüd kaduma oleksid läinud, sinul tasku pandud. Täpselt. Ja ega ei tea, peale aega nüüd oli väga õigel ajal aeg. Vaatame, mis serv tuleb nüüd. Mehed on keskendunud, nagu ka Gert Toobalin aust võime näha. Ja siin tuleb nüüd kogu vaim kokku võtta. Olla maksimaalselt kontsentreerunud sellele tegevusele. 3-1 on Poola saanud ette Marius Vlasli. Palling, hea serv, väga hea serv ja isegi Sten Esna ei suuda seda vastu võtta. 4-1. Supermees Marius Vlasli, kes mängu keskel eksis palju, ei ole ta mitte parimate statistiliste näitajatega praegu, aga otsustavatel hetkedel on mees kindlus ise ja kas tema toob siis nüüd lõpuks mängu pöörde. Jah, uskumatu Marius Vlasli servid on viinud Poola ette 3-5-1. Aga paanikasse me veel ei lähe, pole midagi. Poisid võtavad veel kokku. Aavo Keel tundub, et on valmis seal ka vahetusi tegema, aga igatahes praegu on vaja Vlasli serv vastu võtta veel kord Marius Vlasli ja nüüd võrku 2-5. Servima läheb Jaanus Nõmsalu. Nõmsalu kohati servib ikka väga hästi, aga nüüd muidugi on täiesti eriline hetk. Need on nüüd suured hetked sellel turniiri kulminatsioon on kätte jõudnud. Väga hea serv, Vinjarski võtab vastu. Ignatšak on sunnitud tõstma suhteliselt läbi nähtav ja ei saanud siin korralikult meie mehed ka seda palli kätte. Läbi hätta tuleb seal ka rünnak. Blinski ja muidugi sammu kui Blinski tagasi. Esimesse temposse saadi käed vastu ja nüüd ei saanud aru seal Viika ja Vinjarski, kes peab palli järele minema. Ignatšak oli kaugel, Liber oli kaugel ja selline ebakindel tegutsemine tähendas seda, et pall läheb auti. 3-5. Vaatasid teineteisele otsa ja Viika oli küll lähemal, nii et see oli täiesti matrossovlik heide praegu sinna palli järel Vinjarskilt, aga päästa ei olnud midagi, päästa ei olnud. Ta vähemalt püüdis seda palli päästa. 3-5, Jaanus Nõmsalu serv, Vinjarski võtab vastu Sagunnelt tõste Vlaslile. Vlasli peab siin nüüd Poola jaoks kastanit tulest välja tooma ja Vlasli teeb seda. Väga õieti praegu keeras. Meie meeste plokk oli küll ilusti 4 kätt
vastata, aga niisuguse jõu ja kõrguse pealt raske. Kõik oli ilusti, aga noh. Ja selles mõttes on ka Sagumnel suhteliselt lihtne tegutseda, eks ta otsib Vlaslit oma liidrit ikkagi. Viika palling, võimas palling. Ja muidugi ei saagi Nõmsalu seda nii hästi vastu võtta, pall läheb võrgu peale ja Vinjarski 7-3 eduseis. Muidugi mitte midagi ei ole veel kadunud. Eesti on andnud suurepärase lahingu suurele Poolale, aga Marcin Viika palling praegu 7-3 eduseisus. Viika tuli siis eelmises skeemis mängu, Nõmsalu võtab vastu, tuleb selja taha tõsta Meresaarele ja Meresaare võimas löök läheb Vinjarski plokist auti 4-7. Jällegi kiidusõnad ilmselt ka Gert Toobalile. Toobal mängis ka võrgu väga hästi puhtaks. Väga hästi jah praegu. Ja Nõmsalu või Meresaar väga hästi lahendas situatsiooni ka. 4-7 seisul ja Ardo Kreek. No tema pallingud on palju kurja teinud Poola meeskonnale. Kas õnnestub nüüd stabiilset pallingut jätkata? Väga hästi Ignatšak küll saab vastu võetud. Sagumnet tõsta ikka ja jälle Vlaslile. Ja Vlasli on Martin Vlasli. Selles tuntud headuses, nagu võis teda ka tänavuses Euroopa meistrite liiga finaalis näha, siis Belhatovi meeskonna eest mängimas. Ja 8-4 eduseisus läheb Poola tehnilisele time-outile. Palun. Rando, me oleme 4 punktiga taga, 15 punktini mängitakse 5. skeemis, et mida ütled selle mängu käigu kohta? No väga raske hetk oli siis, kui me jäime 1-5 taha, aga me lõpuks tulime ikkagi järgi saanud mõned punktid juurde. Poola alustas šokiteraapiaga, ikka mehed lõid servi väga võimsalt, et sellega me praegu andsime järele servi vastuvõtuga, aga mitte midagi ei ole kaotatud, tegelikult numbrid ei ole midagi hullu. Aitäh! Numbrid ei ole muidugi mitte midagi hullu ja mitte midagi ei ole ka kaotatud, aga Aavo Keel näeb siiski praegu seda, et tuleb siin muuta ka Poola meeskonna rütmi. Ka nüüd, kui Poola meeskond tegi ju serviässa, no oli raske pall täiesti tagajoone peal ja no jah, küll me oleksime tahtnud näha, et ta läheb auti, ta ei läinud auti, Poola on ees 9-4 ja Aavo Keele time-out. Nüüd ole mängime nii, nagu siiamaale mängib, ega siin rohkem. Aga praegu lihtsalt löönud, lihtsalt serviga saab. Hea on vaadata, et mehed on rahulikult, ma ütleks, nagu minu abikaasa ütleb, et ma olen täna närveeritud natukene. Jah, aga eks nüüd on siis, ütleme, Eesti meeskonnal niisugune teine mõõnaaeg siis käes, ütleme selles mõttes, et kuidagi moodi sellest esimesest saadi üle ja hakati jälle võitlema, nii nagu Aavo, mängime nii, nagu me mängisime ja siis oleks kõik korras. Toobalilt tuleb tõste Pupartile ja täpselt suurepärane tõste, suurepäraselt mängis sinna, kuhu enam Poola kahene plokk ei jõudnud ja Pupart ei eksi 5-9 tõepoolest. Nüüd on väga tähtis, et me servil ka suudame neid natukene vähemalt ebatäpselt kätte andma seda palli, kui mitte otse punkti saada. Ja Poola sidemängija Pavel Sagumne üksi ei suutnud plokis seal mitte midagi teha. Argo Meresaare serv peab nüüd midagi muutma seisul 5-9. Ignatšak saab vastu võetud, Sagumneid tõstab Vinjarskile, plokk on vastas. Üle lööb otse siin praegu Nõmsalu ja ei olnud mitte midagi teha, pall läheb üle võrgu ja niisuguste pallide löömisel muidugi seda klassi mehed enam ei eksi. Oli võimas rünnak, no läbi häda Nõmsaluga midagi muutus ja Sagumne võrgu pealt. Sten Esna, Gert Toobal, Argo Meresaar. Ignatšak saab palli vastu võetud, Sagumne tõstab Vlaslile ja Vlasli lööb meie plokist. Ei, keegi oli sealt poolt võrgus, nii et punkt tuleb meile. 60. Tõepoolest, mäng ju jätkub, mitte midagi ei ole kadunud ja hea meel on näha, kuidas Sten Esnaga mehi siin ergutab ja Keit Pupart vahetatakse praegu välja. No vaatame, mis siin, kas oligi see hetk, kui Sagumne võrku läks ja oli üle. Jah, täpselt nii oli. Ja, kõik on selge. Suurepärane kordus praegu tõesti, mis mängusituatsiooni ilusasti lahti arutab. Kui on videokordus aeglustusega võimalik. Kohe näed ära, ei ole vaielda midagi. Kulda väärt ja Kristjan Sikaste tuleb Puparti asemel hüppeserv.